Lugupeetud Kristen Michal, kolleegid. Kuulasime arupärimisele vastuseid ja peab ütlema muidugi, et Kristen Michal on ilmselt käinud ja saanud Vene diplomaatia koolituse. Ja Vene diplomaatias on väga selgelt selline lähenemine. Kui teine pool paneb lauale teema, mida on väga ebameeldiv käsitleda, siis tuleb teemat muuta. Ja Kristen Michal tegi seda. Muutis teemat. Inimeste vaesus muutus elektri hinna ümber väitlemiseks. Kas meil on liiga palju midagi või liiga vähe midagi või mis meil seal lahti on selle kõigega. Et see kujunes selleks teemaks. Suurepärane, härra Michal, suurepärane. Ainult, et inimeste elu sellest kergemaks ei läinud. Ja teie demagoogilised arutelud teemal, et meil on liiga vähe odavat elektrienergiat. No ausalt öeldes, mul on kodus väga armas kassikene ja ma kujutan ette, kui ma lähen ja talle räägin nüüd, et kuulsin sellist asja, kullakene, et meil on liiga vähe odavat energiat, sellepärast meil ei ole piisavalt tuulikuid ja päikeseparke ja pole siis midagi teha, pead vahetevahel külmetama. Siis ta hakkab naerma selle peale. Ja ausalt öeldes me ka naerame. Vaatasin praegu huvi pärast, et millest koosneb siis meie nii-öelda elektriarve. Jumal hoidku, viimase paari aastaga on sinna ju lisandunud rida juurde. Mida kõike on juurde keevitatud, mis elektri hinna tõstavad sõna otseses mõttes taevasse. Ja võib ju öelda, et talv on külm, jumal hoidku. Võib ju mõnitada mind, et mulle meeldib Nõukogude kord rohkem. Ei meeldinud Nõukogude kord rohkem. Mina elasin selle Nõukogude korra viljastavates jutumärkides tingimustes lihtsalt mõnevõrra kauem ja mul on võrdlusmoment erinevate segmentide osas palju parem kui Kristen Michalil. Kristen Michal ei tea Nõukogude ajast tegelikult mitte midagi. Ta oli poisike sel ajal, kui see Nõukogude kord lõppes. Ja see lõpp oli loomulikult äärmiselt katastrofaalne. Ja ei anna võrreldagi ühe või teise või kolmanda perioodiga, mis on järgnenud. Aga ma tahan öelda, et kulla Michal, see, kuhu teie olete Eesti viinud viimase 4-5 aasta jooksul, on peaaegu sama katastrofaalne, kui oli Nõukogude korra lõppperiood. See on peaaegu sama katastrofaalne. Elu on mõnevõrra edasi läinud. Niisugused toredad asjad on tulnud nagu mobiiltelefonid ja arvutid. Aga see ei muuda ära seda olukorda, et meil on massiliselt vaeseid inimesi. Ja kui Martin Helme luges enne ette ühe õnnetu inimese kaebe- ja ahastuskirja, siis ta jättis välja selle lõigu, kus see inimene ütleb, et aga ma olen ammendanud kõik kohaliku omavalitsuse ja kõik muud institutsionaalsed võimalused, mis mul on abi saamiseks. Ja sellest ei piisa. Sellest ei piisa automaksu tasumiseks. Sellest ei piisa elektriarve tasumiseks. Sellest ei piisa toidulaua peale toomiseks. Sellest ei piisa minu laste hoolitsemiseks. Lihtsalt ei piisa. Mul on praktiliselt ainult üks valik, surra. Ja te ütlete selle peale, et rohkem tuuleparke. Kuulge, see on absurd ju. See on absurd, täielik absurd. Ja näitab muide ka seda, et teil pole absoluutselt mitte mingit empaatiavõimet oma riigi kodanike suhtes. Ja see on sümptomaatiline. Kui me kuulame siin teie spetsialist Sutti, kes ei ole absoluutselt mingi spetsialist. Me oleme ta pihuks ja põrmuks teinud, aga ega midagi ei ole teha. Kui hobusel on silmaklapid ja ta näeb ainult seda teed, mis tal ees on, siis ta lähebki seda teed mööda. Teie Sutt on samasugune, ajab samasugust jaburat juttu kallist põlevkivienergeetikast. Palun lisaaega. Ja, 3 minutit. Põlevkivienergeetika ei ole kallis, ta on kalliks tehtud. Tuule- ja päikeseenergeetika ei ole odav. Ta on subsiidiumitega odavamaks tehtud. Ja aga alternatiividega te ei tegele absoluutselt. Alternatiivid on sellised vee peale joonistatud ilusad peisaažid. Et kohe tuleb gaasijaam. Aga ma mäletan
kolmandat koosseisu Riigikogus, kuidas, ma ei mäleta täpselt, mis aasta see oli, kuidas needsamad Reformierakonna ministrid ja muud asjapulgad võitlesid selle gaasijaama vastu. Ei ole vaja gaasijaama, pole vaja gaasijaama. No nüüd on gaasijaam. Ma mäletan, kuidas Kaja Kallas rääkis, kuidas meil on haalamiskai ja kohe hakkab tulema gaasi. Ei ole, haalamiskai on küll, aga gaasi ei ole. Et teate, teie fatamorgaanad ei lahenda inimeste olmelisi probleeme. Ja inimeste olmelised probleemid on üle pea kasvanud loomulikult nendel inimestel, kes elavad allpool vaesuse piiri. Aga ammugi on nad üle pea kasvamas juba ka sellel, keda me oleme harjunud pidama keskklassiks. Meie keskklass on Reformierakonna suurepärasel juhtimisel jõudnud sisuliselt vaesumise viimasesse etappi. Ja kui te räägite siin, et majandust on vaja parandada, no palun väga, kohe alles oli uudis. Estonian Cell kõrgete elektrihindade tõttu peatas tootmise, aga sellest hoolimata oli elektriarve 500 000 eurot, oli vist niimoodi, 500 000 eurot kallim kui vaatamata sellele, et nad ei tootnud. No ma võin praegu numbritega eksida, igatahes elektriarve oli nii või teisiti kallim. Vaatamata sellele, et tehas seisis. Ja no kuulge, ja mis te siis räägite? Meil on äsjane uudis sellest, kuidas meie lipulaev, meie üks põllumajandustootmise lipulaev E-Piim on sisuliselt pankrotis. Mingid hollandlased ostavad ära. Kus see teie majandus on? Ja kust need maksud tulevad? No mis on järgmised maksud? Järgmised maksud on kinnisvaramaks ja pärandimaks ja ma ei tea veel, igasuguseid makse on võimalik. Ma kunagi tegin raadiosaate ajaloominutites, kus ma rääkisin sellest, missugused maksud olid näiteks Georgide aegsel, see on siis Hannoveri dünastia aegsel Inglismaal, seal oli tapeedimaks ja klaasimaks ja peeglimaks ja igasugused toredad makse oli. Et tutvuge ajaloos, missugused maksud on kõik võimalikud. Et mis te ikka oma pead vaevate, ega teil fantaasiavõime on nagu nii piiratud. Ja lõpetuseks ma tahan juhtida istungi juhataja tähelepanu sellele, et kui ikkagi ka siin puldis esinevad koalitsiooni inimesed teevad inetuid märkusi saalis viibijate suhtes, nagu minu suhtes, et minule just nagu meeldis Nõukogude kord rohkem kui iseseisev Eesti, siis see on mulle solvav, see on mulle alandav ja see on vale. Siis kutsuge palun ka korrale need inimesed, kes selliseid solvavaid märkusi teevad. Aitäh! Aitäh teile, hea kolleeg, et ma olen täiesti sellega nõus ja ma tegelikult olen teinud ka ministritele märkusi, kui nad on mõne kolleegi kohta öelnud sarnaselt, nagu meil ütleb, et mis on sobimatu väljend. Ma olen seda teinud ja et natukene pingeid, hea kolleeg, nagu leevendada siuke väike huumoripisik siia juurde, et no selles ei ole küll ju Kristen Michal süüdi, et ta oli noor, kui Nõukogude võim siin lagunes, et ma arvan, sellest tema kindlasti süüdi ei ole, aga lähme siit, head kolleegid, edasi.